okei okay., tere tulemast Ärkvel teadvel looja Youtube'i kanalile, mina olen Kadri ja minuga on täna koos siin Kaidi Karilaid. Ja meie Kaidiga hakkame teile rääkima iseenda superpower itest. Nimelt minul on olnud au Kaidiga teha koostööd juba mõned kuud ja kui ma Kaidiga kokku puutun kas ühises ruumis või Zoomi vahendusel või mis iganes, siis kogu aeg läheb mingi maagia käima. Et ma kogen enda sees mingeid muutusi, transformatsioone ja tegelikult eesotsas keha tasandil ja ma tunnen, et Kaidi on täielik kehade meister, kehadega töö tegemise meister, et isegi siis, kui ta võib-olla tahtlikult midagi ei tee, siis juba see, et ta keha on minuga kuidagi kontaktis või siis teiste inimestega, siis see juba käivitab midagi. Ja mina nüüd tahan teada, et Kaidi, mis värk su selle kehaga on? Millist superpowerit sa tegelikult omad või mida sa oled oma teel teada saanud, mis on sinu superpower? Noh, tere kõigile ka, aga et Kadri, et see on vahva, et sa niimoodi kohe niimoodi küsid niimoodi müraki. Mis see siis on, sest Mis siin ikka keerutada? et vaatajatele ka, et ma küsin pärast Kadri käest ka, et noh, mis sinu superpower on. Ehk mida rohkem ma praegu räägin ja mida rohkem me siia nii-öelda nähtavale tuleme, siis ma vaatan õue, tuul tõuseb. Ja see on nagu ilus märk jällegi sellest, mis ma enda puhul hästi palju märkan, on see, et füüsiline reaalsus hakkab muutuma. Nagu sa ütlesid, Kadriga, et nagu kehas, et sa tunned, et kehas toimub midagi, mingi maagia hakkab kehadega toimuma. Mis on minu superpower? No, ma võin lihtsalt öelda seda, mida ma kogen, mida inimesed kogevad, mida ma näen pealt, eks ju, ja mida inimesed räägivad. Et jah, et kui ma suhtlen inimestega, kui ma tulen nähtavale, isegi kui ma ei räägi midagi, siis mingisugune sagedus, mingisugune vibratsioon, mingisugune aktivatsioon toimub. Siis alles hiljuti mingid mõned päevad tagasi ma uurisin iseenda seda Gene Key'd, et saada nagu rohkem nagu, noh, ma olen põnev sihukest asja uurimise osas ja hästi suure kinnituse sain sellele, mis sa just küsisid. Ehk siis teiste sõnadega ma olengi katalüsaator. Minu sagedus on see, mis siis ma olen märganud, mida inimesed räägivad, mida nad kogevad, tõstab nähtavale kõik selle, kes oled. Ehk siis võimendab kõike seda, mis sa oled ja kõike. Mitte ainult siis neid ilusaid kohti, vaid ka kõike seda, mis ei ole väga ilus koht, on ju. Mida me oleme peitnud, mida me oleme kuskil alla surunud ja just läbi keha, sest keha toob selle ühenduse teadvusega nähtavale. Ehk siis inimesed on kuidagi, noh, seda on nii ilus vaadata mingis mõttes, mingis mõttes on see ka natukene vahel hirmutav, sellepärast et paljudel inimestel tekib ka see koht, kus nad võib-olla ei julge kohtuda mingisuguste pimedate külgedega endas, on ju. Aga see on just see koht, mis on tarvis meil ju vaadata, et siis kogu maailmas, eks ju, kõik teate seda, et meil on tarvis praegu kõik vastu võtta endas, on ju. Ja see turvaline ruum, mis tekib nendel inimestel, kes justkui minu seanssidel käivad või siis nagu seda koostööd minuga teevad, siis nad ütlevadki, et see on mingi fenomen, mis ilmub, isegi kui me ei räägi peaaegu et mitte millestki, siis mingi tohutu julgus astuda endaga silmitsi. Et see on see, mis ilmub. Ja veel üks asi, see ühendus, mis mul on maaga, et ma tean, mu keha teab midagi, mis puudutab maad, ehk siis ma kuidagi vahendan seda planeedi teadvust läbi oma keha ja vastupidi, ehk siis see ühendus, see kanal on mul hästi tugev planeediga endaga. Ehk ma olen märganud jällegi, need on lihtsalt märkamised, mis ma märkan, et kui ma kolin kuhugi, kui ma lähen kuhugi elama, lähen kusagile, ma ei tea, pikemaks ajaks, siis selles kohas, kus ma elan, hakkavad asjad õitsema, vilja kandma, ma ei tea, õunapuud hakkavad õunu kandma ja puusad hakkavad marju kandma. Ja kui ma sealt kohast lahkun, siis kuidagi see läheb jälle nagu vaikseks. Ehk siis mingi võimendi, ma olen justkui katalüsaator, ma olen nimetanud jah seda selliseks, et kunagi ma nimetasin ennast, noh, inimesed tahavad teada, kes sa siis oled, vaata, et mida sa siis teed. Et nüüd võib-olla kõige lihtsam jah, väljendus ongi see, et ma
et ma olen katalüsaator ja samal ajal ma ei pelga olla selles hetkes kõik see, mis parasjagu tahab läbi minu sündida. okei. väga lihtne jutustus või sa saad aru, mis ma räägin, aga see on väga raske selgitada. Ja väga raske. ma mõistan, ma sain, selles mõttes ma sain aru, ehk et ma siis korraks double check'in üle, ehk et kui inimene sinuga saab kokku ruumis, et ei ole, kas see on grupiruum või on see üks-ühele, siis toimub mingi põhimõtteliselt ikkagi muutus paremuse poole, ehk et ta teeb midagi endas läbi, jah, just. Või siis Zoomis, eks ju, kui te vaatate praegu, siis te võite juba siin kõik kogeda, eks ju, kes vaatavad. jah, juba võtke seda energiat ja okei, no väga põnev. Ja kas see on miski, mis on, sa tead, et see on olnud kogu aeg sinuga kaasas või see on nagu nüüd avanenud millestki? No ma võin lihtsalt öelda seda, eks see on kogu aeg rohkem avanenud, see on mul kogu aeg kaasas olnud, lihtsalt ma olen sellest nüüd rohkem teadlik. Ehk siis varasemalt, kuna ma sellest ei olnud teadlik, siis see töötas justkui läbi varju. See tähendab seda, et ma kogu aeg süüdistasin ennast, et mis mul viga on, miks inimestega juhtuvad niisugused asjad, on ju. Ehk siis see oli päris hull, sest et ma tahtsin mõista, et miks asjad on nii, nagu on ju. Ja vahel ei olnud need väga meeldivad asjad. Aga nüüd ma nagu saan sellest aru, et see nagu see mingisugune et see kingitus, see mingi tõde, et see on nagu nii puhas ja tuleb nagu nii sügavast sellisest armastuse kohast, et ja nagu otse, et ei ole niisugust nagu nunnutamist. Ma tihti ütlen, et paljude, ma ise olen kogenud seda, et on niisugust nagu nunnutamist juba palju olnud, et minu ülesanne ei ole nunnutada, minu ülesanne on ehe, sest et siis saavad inimesed ka sellesse ehedusse tulla. Aga kuna ma seda ei teadvustanud varem, siis ma nagu blokkisin iseenda võimekusi hästi tugevalt, mis siis jah, nüüd ma nagu tean, et sama torm, mis siin praegu keerutab õues, vaata. Okei, no nii, väga põnev. Ja siis mõtlen, kuidas ma seda nüüd siis veel küsin, et ehk et kui nüüd inimene tuleb sinuga ruumi ja sa saad temaga nagu ühes ruumis kokku, siis ta milleks ta peab valmistuma? Kas ta peab millekski valmistuma? Põhimõtteliselt küll jah, olema valmis vastu võtma kõik selle, kes sa oled. Lihtsalt valmis, see tähendab nagu täiesti alast iseenda ette, sest et see, mis toimub, ei ole ratsionaalne. See ei ole nagu, see on niisugune käsitlematu, mida ei saa ette mõelda. Lihtsalt ainuke asi, lihtsalt ole valmis vastu võtma kõik, kes sa oled. Ja ka neid kohti armastusega, mida sa pole tahtnud vaadata ja julgeda seda vastu võtta selliselt, et sa oled hoitud, et see hoitud ruum tekib. Ja usaldada seda hoitud ruumi, sest et tavaliselt, mis ma märkan inimestes, on need kõige ilusamad kohad, mida me kõige rohkem pelgame ja mida me rohkem kardame, on kõige ilusamad kohad neis. See on see, mis nagu ilmub just ja ühendus sinu siis selle teadlikkuse ja sinu kehaga, sest keha tahab, et sa ennast vastu võtaksid. Keha tahab, et me oleksime elus. Keha tahab elada praegu, mitte selles pidevas kaitsesüsteemis alateadlikkus, mis me hoiame. Keha tahab nagu olla kõik, mis ta parasjagu on. Ja see on see, mis hakkab nagu siis nagu ilmuma, juhtuma, aset leidma, kui me oleme ühes ruumis. Teiste sõnadega me saame ühenduse selle kõige olulisema aspektiga, mis lubab meil olla ajatu, mis lubab meil olla siin, mis lubab meil avada oma keha supervõimeid. Väga paljudel inimestel on siis avanenud tohutu palju supervõimeid just füüsilise kehaga ja ka muudanded siis oma teadvusega, millega iganes. Sest et keha on võti siin planeedil praegu elades ja kui me nagu ühendume selle kehaga selles puhtas sageduses, nüüd siin selles füüsilises 3Ds, siis see, milleks keha võimeline on täiesti beyond, see on täiesti erakordne. Et lihtsalt olge valmis maagiaks, ma tahan lihtsalt ütelda, et teis avaldavad asjad, mida te poleks iial uskunud, et teiega toimub.
See kõlab väga põnevalt. Ma usun, et see on juba üks kood, mida kindlasti tasub siit enda jaoks kaasa võtta. Et sinuga kohtumisel siis selleks valmis olla ja võib-olla isegi natukene, mitte et ootused oleksid hullult head, sest tavaliselt need noh, öeldakse, et ootused võrduvad pettumusega, onju, aga siiski teatav valmidus, vähemalt see kohati, et tšekkida, et kas ma tegelikult olen selleks valmis, kas ma tegelikult tahan seda. see, täpselt see ja täpselt see. Just ja ma noh, vaatan ka, imetlen sind, et sinu see, noh, mida ma kogen läbi sinu, ehk siis ma ju kogen ainult iseennast läbi sinu, on ju. Et sinu kohalolu minu väljas toob minus esile selle julguse, noh, olla täiesti nähtav, noh, täiesti nähtav. Et noh, me oleme kõik inimesed, on ju, me ei ole mingisugused sellised nagu, kuidas öelda, ei ole mõtet hakata ennast kuskile klassifitseerima, et ma olen kuidagi õige siis, kui ma teen neid või neid asju või et ma oskan neid või neid asju või et mul on need ja need võimed avaldunud. Asi ei ole selles, vaid asi on selles, et ma julgen olla kõigega nagu nähtav oma iseenda jaoks. Nähtav, ma ei tea, oma haavatavusega, oma pimedate külgedega, oma totakate asjadega, on ju, oma imeliku, mis iganes asjad, mis sinu peas võib-olla tunduvad imelikud. Julgus sellega olla nähtav enda jaoks. Et seda ei tähenda, see tähendab, et ma kuhugi ennast kuulutama minema. Et see on see kingitus, mida kogu maailm ootab. Kusjuures see praegu natukene viisidki selle jutupulga sellesse kohta, et mis see minu superpower on. Jah, just, et see on see, mis täiega nagu hindan sinu puhul, mida sina aktiveerid. Jah. Et aga räägi siis, Kadri, mis on sinu superpower nagu sinu enda jaoks, et kui sa seda enda filtri kaudu vaatad, siis et mis see sinu jaoks on, mis on sinu superpower? Ja ma kõigepealt võib-olla esmast alustakski sellest samast asjast, et ma just eile tegin ühe kliendi sessiooni ja ta oli seal pisarateni tänulik selle eest, et ta lõpuks tunneb, et tal on keegi, kes võtab teda 5000-ga vastu sellena, kes ta lihtsalt on, ilma teda hindamata mitte millekski. Nagu, ja mul on see võimekus nagu tõesti võtta vastu nagu inimese varjuküljed, valguse küljed, mida iganes ta on, mul ei ole mitte ühtegi hinnangut, ma tunnen nagu täis neutraalsust ja täielikku sellist nagu pigem sellist nagu heldimust, kui ma saan tunnistada seda, et inimene on saanud kontakti endaga lõpuks, ükskõik kas samamoodi nagu sina kirjeldad, vahet ei ole, kas see on valge või pime teema, et see on kindlasti üks mu superpower, et inimesed tunnevad ennast minu ruumis nii turvaliselt, et nad julgevad endale otsa vaadata, mis iganes tasandil. Ja samal ajal mõned aastad tagasi tegelikult juba, kui ma hakkasin otsima enda jaoks seda küsimust või küsisin enda, et kus ma pärit olen, kes ma tegelikult olen, miks ma siin olen. Aga kõige rohkem see, et kus ma pärit olen. Ma tahan ühendust saada selle kohaga, kus ma pärit olen hinge tasandil siis mulle hakkas tulema kõigepealt sellise une ja teaduse vahelisel perioodil selliseid nägemusi mingist sellisest natuke nagu avatarilikust planeedist. Ehk et nagu mingid kaadrid olid sarnased ja ma mõtlesin, oh my god, kui ilus seal on, issand, mis energia ja kõik need asjad, et see on nii tuttavlik, nii mõnus ja et kus see on. Ja siis mulle tulid, samal ajal ma maalisin endale seda lambanähka. Ma tegin selliseid tseremoniaalseid lambanähkasi. Ja mu abikaasa ütles mulle ühel hetkel, et sa maalid praegu portaali, et see on portaal. Ja ma ei olnud, ma naersin selle välja, mõtlesin jah, mis iganes on ju, portaal, et nagu ma lihtsalt maalin. Aga siis, kui me läksime ühel päeval minu abikaasaga ühte hotelli ja me otsustasime siis olla nagu omaette, siis ta hakkas mulle nagu uni peale käima, peame selle lambanaha siia hotelli tuppa tooma ja üles panema siia. Ja ma ütlesin, issand jumal, no mine too see lambanaha siis ära. Ja siis ta tõi selle lambanaha sinna hotelli tuppa ja me isegi panime selle siis hästi pisikeste naeltega seina külge, et ta oleks nagu ikkagi püsti ilust enne. Ja läksin magama. Ja siis une ja teaduse vahelises selles perioodis, kus sa hakkad üles tõusma, tulid minu ette sellist 5 sellisest sinisest sambast alla. Nüüd ma tean, et need on pliaadid sellistes nagu galaktilistes kostüümides. Ilmselt sellest, mis need on, et emalaeva peal nendel on, et kostüümid seljas, kõik me oleme seda Star Warsit näinud. Ja
ja tulid mu juurde, puudutasid mind ja mina muutusin ise samamoodi selleks siniseks. Ja kui siis ja see oli selline elektrilaeng natuke, ma tundsin füüsiliselt seda, see oli nagu päris tunne, keha tundis seda, ja märkasin selle peale ülesse ja kõik surises. Ja siis hiljem sama päeva teises pooles mu abikaasaga sattusime me siis Kaia TV-sse ja ma nägin seal neid samu tegelasi, täpselt needsamad skafandrid olid neil seal seljas, needsamad tegelased ja ma sain aru, et okei, et need mu juures käisid ja siis tagantjärgi ma tean, et nendel ka taigetalased ehk et plejaadide üks planeet, üks nii-öelda noh, nimetame siis rassiks ning nad tegelikult käisid mulle nagu aktivatsiooni tegemas, et ma hakkaksin siis mäletama, kus ma pärit olen ja kes ma olen ja mis ma siin teen. Ja 2 nädalat hiljem tehti mulle koduplaneedi ühendus ühe naisterahva poolt Saaremaal ja see aktiveeris mulle siis sellise mäletamise, et ma oskan valguse keelt ja tänaseks ma olen tegelikult hakanud mäletama, et see ei ole isegi mitte niivõrd valguse keel kui resonantskeel, mis tähendab seda, et ma oma häälega tuunin sisse teatud nagu väljadesse ja saan seda siis tuua alla inimeste jaoks ja samamoodi nagu ka luua muutusi läbi resonantside nagu kokkutulemise. Ehk et kui resonantsid nagu ühtivad, siis toimub muutus. Ja mul on see võimekus olnud läbi elude, see on minu selline superpower jah. Ehk et ma kasutan oma häälepaelu heliväljade loomiseks, et saaks toimuda inimestes muutused. Ja seda olen ma teinud ülemineku aegadel korduvalt, selles mõttes erinevates tsivilisatsioonides ja ühesõnaga planeetidel, kus kohas on vaja olnud teha seda. Ehk et see on selline. Täiega põnev jaa, sest et sinu jah, kui sa juba räägid, siis noh, mina isiklikult see on alati siuke hästi rahustav, see tekitab kohe ruumis, kuna ma olen nii tundlik, paljud on hästi tundlikud, ehk siis me oskame seda märgata, et tekib siuke rahuseisund tekib siuke, et noh, siit pealt me läheme nüüd rahulikult edasi, vaata nagu kosmoselaev, vaata kõigepealt siis on vaikus, siis hakkavad sekundid käima ja siis läheb liikumine, puff, on ju, et noh, mina kogesin selliselt. Ja kusjuures, okei, ütle lõpuni. Ei, mul tuli lihtsalt see koht uuesti korraks tagasi, et see lambanahk, mille ma siis joonistasin, oligi vist portaal, sellepärast, et seda ma joonistasin selle lambanaha peale keskele Merkaba, ehk et noh, täiesti, ma isegi ei teadnud Merkabast mitte midagi, ma lihtsalt joonistasin Merkaba, mis on valguskeha sümbol, siis üleval oli valguskeele riba, valguskeele sümboolika ja siis olid seal veel kristallid ja ma tean, et ma oma valguse keelega teen valguse keha ehk Merkaba aktiveerimist ja kasutan selleks hingekristalli nagu ligipääsu, et läbi hingekristalli me loome selle ühenduse siis kuhu iganes on vaja ja valguskeel on ju, ehk et seal olid täpselt needsamad sümbolid kõik peal, mida ma täna töös kasutan. See on nagu tagantjärgi nagu nii surreaalne. Täiega põnev. Siis ma näen nagu selle meie kuidagi vaata see pilt, mis me ka reklaamis kasutasime, et must ja valge nagu koer või valge yin ja yang, see on nagu ühes, sest et noh, kui ma, eks ju, töötan palju kehaga ja selle südamiga, selle loomevalgega, kus kohas nagu siin planeedil maa, see hing, kes ma olen, selle kehaga, mis mul on, saan luua midagi, mis on beyond, mis on üle mõistuse, mis on väljaspool mõistust ja see saab aktualiseeruda siia füüsilisse maailma, see miski reaalsus, mida pole kunagi varem või on väga-väga kaua aega tagasi loodud, aga me hakkame mäletama, siis sina hoiad ruumi, seda planetaarset ja kosmilist ruumi, kus ma saan nii-öelda teha seda niisugust nagu energeetilist operatsiooni lihtsalt iseendaks olemisega. Ja nagu ma näen nagu selle kahte otsa just ja samal ajal planeet nagu jaa, palun veel hingi, kes ühenduvad selle kosmilise osa ja selle nagu päris selle maise kohaloluga ankurdudes siia, selle kehaga siia planeedile, mida planeet küsibki. Ja alles hiljuti ma just see mõned päevad tagasi just oli minu jaoks üks hästi suur siuke keha tundis ära selle lause, sõnad, nagu sa ütlesid ka, et sõnadega ja keele ja heliga sina, eks ju, lood neid väljasid ja ühendusi, siis minu sõnad, mis siis ütles üks mees, keda ma podcastides palju kuulan,
et planeet Maa on justkui kosmiline emakas. Et see on nüüd ka üks koht, mis minu jaoks tõi hästi palju ühendusi nähtavale just kehaga, just naise kehaga ja üldse nagu loomisega üldse, ehk siis loomealge. Mis me tegelikult saame luua, mitte ainult planeediga, vaid kogu nagu universumiga, sest meil on see olemas. Ehk siis väga äge. Kadri, lihtsalt sinu see geniaalsus ja see kosmilisus, ma lihtsalt küsin, et sa oled töötanud sellega päris pikalt ja päris kaua, eks ju, ja klientidega samuti, et kas sul on olnud see siis ka nagu lapsest saadik see valguskeel? Tegelikult päris mingisugune valguskeel mul on olnud, sest et see päev, kui mul valguskeel endal aktiveerus, siis see toimus niimoodi, et ma olin nagu täielikult mingis teises seisundis, ma olin kõik ülihelge, ma olin ülitõstetud, ma elasin seal Kuressaares, ma võtsin jalgratta, ma sõitsin Mändjala randa, kraavi äärde, vaatasin päikest, sõin mingeid maasikaõisi, ma olin nagu täiesti nagu laps, vaatasin mingeid neid mida iganes looduse mingeid detaile, ma olin nagu nii retsid kohal ja muudkui pobisesin seda valguse keelt ja siis taipasin, et issand, ma olen seda ennem teinud, ma lapsena olen seda ennem teinud. Ehk et see valguse keel kui selline on tegelikult hingekeel, meil on igalühel see keel. Ja kõik oskame seda keelt rääkida. Ehk et ma nagu, täna ma eristangi, et üks on see resonantskeel, mida ma kasutan siis aktiveerimiseks ja nii edasi, aga inimese enda valguse keel on tegelikult kõigil olemas, meil on vaja lihtsalt see uuesti meelde tuletada või sellega uuesti ühendus saada, sellepärast on meil peast välja kolida. Ehk nii kaua, kui me hindame oma häält, iseennast, enda seda väljendust, et see on mingi pudikeel, no siis ei tööta, aga tegelikult see on mega maagiline tööriist meil ka iseenda häälestamiseks nagu kas või igapäevaselt ülikiiresti joondab inimese ära, kui ta hakkab enda valguskeelt rääkima. Ja siit tulenevalt ma räägin, et see meie loomine praegu juba siin on see, et kui sa seda räägid, siis minu nagu teadvusesse jõuab nagu see info, et kolime kehasse ja kui me kolime kehasse, sest keha tegelikkuses on alati olnud, alati läbi igaviku olnud, siis meie teadvuse seisundi peegeldus on ju puhtal nagu 3D-s on ju. Ja kui me tuleme nüüd siit peast välja, tuleme tegelikkuses sellesse avarusse või sellesse selgusesse, sellesse puhtasse sagedusse, ühendusse kehaga, et ma tean, et see olen siin mina siin elus praegu, siis see on nii kõrge sagedus, see on nii puhas väli ja selle välja tulemusena siis kõik, kes sellesse välja satuvad, noh, siis kas me tahame või ei taha, see äratab kõik ülesse. See äratab absoluutselt kõik ülesse. Ja see ongi see, mis praegust planeedil on tarvis. Ehk siis planeedil on tarvis seda puhast välja, et me tuleks kehadesse. Absoluutselt, see käib ka, see on nagu koostöös selle planeedi sageduse tõusuga meie inimesed, kes ma nimetan meid nagu maakere rakukesteks, meil on vaja seda koostööd teha emakese maaga ja see käib seisvalt välja poole. Ma tean, et paljud mõtlevad ka praegu seda, et issand jumal, mis ma olen tavaline inimene või et mulle meeldib öelda ühte asja ja mis on tõde. Et ükskõik kui hullult keegi iseennast ka ei tunne, oma kehas mingite sümptomitega või siis oma elus mingisuguste asjadega, sul ei ole mitte midagi viga. Nagu mitte midagi sul ei ole viga, isegi kui nagu me tahame mõelda, et ise see on jõudne või see on niuke või niuke. See on kingitus ja nüüd meil siin tuleb Kadri üks sündmus üheskoos, et kõik need kingitused vastu võtta, mis on siis võimalik, et Kadri, mis me teeme koos? Jaa, selles mõttes, et kuna meil on midagi, mida meil on anda ja see tõesti on nagu kutsena tulnud meie enda seest tulla sellega nähtavale ja pakkuda inimestele võimalust seda kogeda, mis meil on anda. Selles mõttes, et meil on alati vaja nagu vastuvõtjaid sellele, mis me oleme, ja meil ei oleks neid kingitusi, mis meil on nagu niisama, need on teiste inimeste jaoks, siis me lihtsalt oleme loonud 21. märtsil Tallinnas üks majas koha peal kella 6 õhtul sellise 2-tunnise aktiveeriva, ma tahaks öelda, mul tuleb praegu sihukesena nagu püha ruum.
ja, see koht, kus sa saad tulla iseennast vastu võtma, vahetama välja oma identiteeti sellest ohvrimentaliteedist ja kannatajast ja mis iganes sul on seal, mis iganes jutte sa lased enda mõistusel endale rääkida selle kohta, kes sa kõik oled, et lihtsalt tule vahetama selle välja ja tule võta vastu iseenda see superpower. sul kindlasti on neid, tule võta vastu iseennast ja me lihtsalt anname endast parima, et sind selles kohas toetada. just. ja teine asi on see, et kõik see, mis sa vastu võtad, ankurdub kehas. see tähendab seda, et milline see oleks, kui me nagu päriselt astuksime sellisesse ruumi, kus me oleme alati olnud oma kehadega, aga me lihtsalt ei mäleta. ja nüüd me hakkame mäletama. sest et keha on alati olnud haavatavalt, nagu planeetki, alati haavatavalt, täiesti ehedalt ja puhtalt meie jaoks. oodates, et millal me tuleme teadvele, et see ongi see elu, mis mul on praegu. loomas seda, mis on kergusrõõm ja hiilgus, ehedus, puhtus, rikkus, küllus, rõõm, tants, laul. see päris elu. et nüüd on aeg, no nüüd on aeg. ja see, issand, kui hästi sa praegu ütlesid, et see on päris elu. see on päris elu, mitte see mure ja kurbus või need igasugused hirmu põhjal mõeldavad mõtted, mis on kujunenud meie reaalsuseks. aga see ei ole tõde. see ei ole tõde ja nii et väga äge. ma olen ise väga põnevil, täiega ootan teid. ja meil on tegelikult see ruum on piiratud, me saame vastu võtta ainult 20 inimest ja meil on osad kohad juba kinni, nii et kui sa tunned, et see teema sind kõnetab, siis reageeri kiiresti, ma panen siia video alla informatsiooni, kuidas saab registreerida sellele üritusele ja me tõesti ootame kõiki avatud südamega, kes vähegi tunnevad kutset. täiega, ma olen ka väga põnevil, sest et me pole Kadri sinuga nagu füüsiliselt inimestega kahekesi ruumis olnud. lihtsalt maagia sündiga. jaa, täiega. okei. armsad inimesed, ootame teid, pange ennast kirja ja kohtumiseni 21. Üks majas kell 6. just nii. täname tähelepanu eest ja näeme jälle, aitäh. aitäh.